Tere head kuulajad, minu nimi on Kristjan Ruusamäe, minuga on täna siin Anti Kellner ja juhatame sisse uue tehnikaalalise podcasti, mille nimeks on Targa Tehnika Kodu. Vihuri Agri ettevõttena, kes seda siis läbi hakkab viima ja miks me seda teeme, Anti? Selle suur põhimõte on see, et meil on väga palju igasuguseid huvitavaid teemasid, millest on väga palju saaks rääkida, aga tihtipeale ongi need igasugused koolitused asjad, et seal ongi see, et sinna mahub mingi kogus inimesi. Aga need teemad, ma arvan, et pakuvad huvi palju suuremale ringkonnale. Ehk siis mõtlesime, et teeme selle podcasti kujul, et siis oleks see võimalus, et vahet ei ole, et kus sa jalutad koeraga või oled traktori roolis või sõidad mööda Tartu-Võru maanteed, et sul on võimalus seal seda kuulata ja saada kõiksugust infot meie erinevate uute masinate, tehnoloogiate ja ka igasuguste erinevate teenuste kohta. No just, tihtipeale, kui me masina pakkumisi saame või pakkumisi teeme klientidele, siis kõik ei jõua kõiki häid asju ei jõua lahti kirjutada pakkumisse ja ei jõua ka võib-olla teinekord müügiinimestel meeles, et katsume podcastiga olla siis abiks erinevatel teemadel, selgitame lahti tehnika uudiseid, mitte ainult siis ka võib-olla tehnika poole pealt, vaid nagu Anti ütles, teenuste poole pealt ja läheme ka selgitame siis ütleme hooajaliste töödega kooskõlas, et tulevates saadetes kindlasti vastavalt siis hooajale, mis parasjagu põllul või õues käimas on, kajastame siis päevakajalisi teemasid ja juhime teie tähelepanu erinevatele aspektidele, mida peaks siis tehnika juures silmas pidama. Aga asume hoopis võib-olla selle kohta, et me siin tegime kiire sissejuhatuse, et miks me podcasti teeme, aga üldse, kes me oleme. Vihuri Agri kui ettevõte, et ma usun, et päris paljud meie kuulajad ei tea, millega tegu on, et Anti, oskad sina kohe lisada mõned? Jaa, et ma alustan kõigepealt siis meie järelturu poole pealt, ehk siis meie hoolduse poole pealt, et meil on seal järelturu peal 35 inimest, kelle igapäeva tööks on, nagu me nimetame, põllumeeste aitamine. Meil on 16 hooldebussi, mis iga päev kihutavad mööda Eestimaad ringi, tehes erinevaid remonti, diagnostikat, hooldusi. Lisaks on meil veel igas keskuses, mida meil on 3, Türi, Jüri ja Tartu, on meil tehnilise toe inimesed, on meil keskuse meistrid, varuosamehed ja see on kõik selle jaoks, et tagada võimalikult kvaliteetne tugi meie masinatele, kõigile meie poolt müüdavatele masinatele. Sa alustasid küll selle järelturu teemadega, aga tegelikult me ennast vist jätsime täitsa tutvustamata. Selles suhtes on küll õigus, et tegelikult oleks võinud vist sealt pitata. Me hüppasime kohe teemadesse tegelikult, et põgusalt podcasti alguses ütlesin, et minu nimi Kristjan Ruusamäe, olen Vihuri Agri tegevjuht ja Anti Kellner on meie järelturu juht, et tänases saates oleme kahekesi, aga edaspidistes saadetes kindlasti meie vestluspartnerid siin vahetuvad, võib-olla ei ole mina üldse, tulevad siia teised tootejuhid meie meeskonnast erinevatel teemadel rääkima, kes on võib-olla mõnel alal pädevamad ja loomulikult kaasame ka võib-olla meie koostööpartnerid erinevatest ettevõtetest, kes oskavad veel meie podcastile lisaväärtust anda. Aga tulles tagasi meeskonna juurde, siis Anti mainis, et järelturu poole pealt on 35 inimest, siis tegelikult meil täna kokku on 50 ja Vihuri Agri või ettevõte on üsna noor ettevõte selles mõttes, et meie tõsisem tegevus sai alguse selle aasta 1. aprillil, kui me John Deere'i esindusõiguse varasemalt esindajalt siis lõplikult omandasime, aga klienti siis maha rahustamiseks võime nii palju öelda, et kogu see meeskond on ju jäänud samaks.
lihtsalt on vahetanud ettevõtte nimi, väljanägemine ja tegelikult me Antiga ennem arutasime ka enne salvestust, et lugesime kokku, et tegelikult pooltel inimestel meie ettevõttes on kogemust John Deere brändiga ja tehnika vallas rohkem kui 10 aastat või 10 aastat ja natuke peale, et see on, ma arvan, päris hea tulemus ja loomulikult oleme kaasanud viimasel ajal uusi säravaid inimesi, kes loodetavasti on meie klientidele suureks abiks. Ja kui rääkida sellest meie meeskonna vanusest, siis tegelikult on see, et lisaks selle 10 aastat, siis on meil ka inimesi siin, kes on tegelenud selle John Deere'iga alates sellest ajast saadik, kui see Eesti turu peale jõudis. Et kogemust, ma arvan, et meil on rohkem kui küll ja me oleme selle üle väga uhked, et meil on inimesed, kes on algusest peale olnud ja teavad neid masinaid läbi ja lõhki. Just täpselt. Aga ettevõtte meeskonna poole pealt sai natukene räägitud, võib-olla ka natuke laiemat pilti, et kus see Vihuri tuleb. Et Vihuri grupp iseenesest on Soome pereettevõte, kes on tegutsenud üle 100 aasta ja tehnika valdkonnas ka päris pikalt. Põllumajandustehnika alal küll suhteliselt noor tegija, aga ehitustehnika valdkonnas Soomes näiteks esindati Caterpillari kaubamärki 72 aastat ja nüüd on loodud uus partnerlus John Deere'iga, mis kestab loodetavasti teine 72 ja isegi võib-olla kauem, et elame-näeme, et algus sellele on pandud ja väga tugev algus. Nii et see pool ka natukene kuulajale ülevaatlikult või siis ülevaate andmiseks. Aga millised on võib-olla need järgmised teemad, mis tänases saates võib-olla liiga pikalt ei käsitleks või peatuks, on selline sissejuhatav teema, aga kuhu me nagu tahame jõuda või mis teemasid me tahame käsitleda, et me tegime enne neid salvestusi väikese ajurünnaku ja jõudsime siia päris paljudele. Ma tean, et Anti, teie järgmine saade on võib-olla planeeritud siin vastavalt sellele, et meil hooaeg on kohe näitamas seda, et lähevad kombainid põllu peale, siis väga oluline on ju kombainide seadistamine. Ja kui vaadates välja, siis ja vaadates, mis ilmad meil siin oli, et siis sinna kombainide väljaminekuni jääb ainult võib-olla nädalake või paar isegi. Et seoses sellega tuleb esimene saade meil, esimene tehnikasaade nii-öelda tuleb otseselt sellest, et meie kombainidest räägime seal, mismoodi kombaine peaks seadistama, mida peab vaatama, kui palju miski valesti reguleeritud asi mõjutab kombaini tööd, kui palju võib-olla see tekitab juurde lisakulusid, ma ei tea, räägime või kütusekulust ja mida võiks seal veel vaadata, et masina efektiivsus oleks veel parem. Räägime põgusalt võib-olla masina optimeerimisest, aga tõenäoliselt sellest tuleb mingi tulevikus eraldi saade, sellepärast, et see on väga aktuaalne ja John Deere rõhutab ka seda viimasel väga kõvasti, et see, kuidas masin on seadistatud, võib mõjutada punkt 1 masina enda tööiga ja punkt 2 peremehe rahakoti sõna otseses mõttes. See on kõige olulisem asi võib-olla, et seda peremehe rahakoti just, et masin võib töötada või kallis masin on soetatud, aga kui seda nagu pole välja reguleeritud, siis või siis operaator ei tea kõiki nippe-trikke, siis mõjutab see otseselt rahakotti, et ma arvan, et see ongi nagu ka meie kui tehnikat müüva ettevõtte või teenuseid pakkuva ettevõtte üks suurimaid eesmärke, et meie kliendid suudaksid meie poolt pakutavate masinatega raha teenida, et see on kõige olulisem võib-olla. Ja kui me selle optimeerimisest või natuke edasi räägime, siis ongi, et üks asi on masina enda seadistamine, teine on need igasugused lisavigurid, mis annavad masina kasutamisele tunduvalt paremad võimalused. Räägime siis GD-Linkist või mis meil juba on väga aastaid, meie jaoks täiesti elementaarne asi. Sa praegu mainisidki GD-Linki, aga tavakuulaja praegu, mis on GD-Link? Tegelikult me peamegi võib-olla hakkama aasta peest pihta, et telemaatika lahendused on ju, ja GD-Link on selle nimi, aga
see ongi võib-olla hea podcasti vormis need asjad kõik ära rääkida, sest et me igapäevaselt ise oleme nende asjade sees ja kasutame neid samu lühendeid ja termineid, JD-Link ja Autotrack ja AMS ja kõik sellised asjad, selles suhtes on õigus. Mis see nagu tähendab. Aga peale kombainide, jah, nagu Anti juba ütles, meil järgnemistes saadetes vaatame taevatehnika, lisaks kombainidele siis ka taevatehnika lahenduste või just mis teeb masinad targaks, milliseid lahendusi pakub John Deere masinate siis hoolduse poole pealt, optimeerimise poole pealt, siis taimekaitsepritsid on meil kindlasti mõnes järgnevas saates teemaks ja tegelikult miks mitte, et kui kuulajatel on mingisuguseid häid ideid või teemasid, millest nad tahaks kuulda või rohkem infot saada, siis andke aga meie sotsiaalmeediakanalitest teada, et sealt alt saame võib-olla häid ideid järgnevateks saadeteks ja mida siis meie kuulajad soovivad näha või siis mis teemat me peaksime katma. Ja kuigi enamasti meid teatakse suuresti kui John Deere'i diilereid, siis kindlasti ei ole see kaubamärk ainuke, millega me tegeleme. Lisaks sellele on meil väga kvaliteetsed Krameri teleskooplaadurid, mida me oleme nüüd siin mõnda aega esindanud ja mis on turu peal ülipositiivse tagasiside saanud ja me enda usk on sellesse brändi nagu ülisuur ja me tõesti tahame sellega selle müüki Eestimaa peal kindlasti kasvatada ja sellega kindlasti turu peal palju paremaid positsioone saavutada. Krameril on ju tulemas ka uued mudeliuuendused, millest me ilmselt ka peame vist eraldi saate tegema ja seal nendest täitsa tehnikasse minna, siis tehnika detailidest rääkima, et jällegi ilmselt meie kahekesi seal päris selle detailidega hakkama ei saa, et peame kutsuma meil kolleegid appi, kes igapäevast nendega tegelevad. Ja lisaks Kramerile on meil ka veel Bergmani kaubamärk, kogurkärud, haagised, samamoodi Fliegel, erinevad haagise lahendused, Samsoni lägatehnika või ütleme siis vedelväetiste laotamine ja seal tehnoloogiad, nii et ma usun, et podcasti kuulajal võiks olla põhjust meie saadet kuulata ka edaspidi ja siis, kuidas siis tänapäeval moods on öelda, et pane subscribe või like ja siis saad teada, kui tuleb järgmine osa välja. Seda küll ja teine asi muidugi, ega me pigem nagu kutsumegi üles ka inimesi, mitte neid ainult, kes seal põllu peal tööd teevad ja nende masinatega on, aga võib-olla ka neid, kes on sellest asjast huvitatud, sest teema tegelikult on, tehnoloogia on ju tipptasemel ja vahepeal tundub, et see on isegi teatud mõttes autotehnoloogiast isegi natukene sammukese eespool. Aga me ei räägi ainult põllutehnikast, et lisaks sellele on meil ka väga kvaliteetne aiatehnika valik. Ja seda nii käsiniidukitest, robotniidukitest kuni väga suurte raideriteni välja. Ja kindlasti ka seal on mõistlik paar saadet pühendada, et praegu küll aiahooaeg on alanud ja näeme ise, et muruniidukeid liiguvad meie esindustest rahulolevate klientide hoovi peale loodetavasti, et eks siis siin hooaja keskel või hooaja lõpupoole võib-olla peaks vaatama, kuidas kasutajatele võib-olla ülevaate andma, kas siis samamoodi meie podcastis, et mida peaks aiatehnika siis hooldamisel silmas pidama, et see ka aastaid kestaks. Seda küll ja samamoodi hooaja lõpus, et mida peab vaatama, et ennem kui me selle vägeva ja mis seal salata, tihtipeal ka päris kalli aparaadi endale kuuri alla lükkame mitmeks kuuks kevadet ootama. Aga küll hea, me plaan on ka kindlasti rääkida natukene muudel teemadel, et räägikski tulevikus kindlasti natuke võib-olla õlidest, kaasaks sinna eksperte, plaan on ka rehvidest rääkida, seepärast ka need mõjutavad masina kestvust, tulevikus võib-olla masina väärtust ja ka masina töö kvaliteeti. Just, et nagu eelnevalt juba siin korduvalt mainitud, et oluline on see, et meie kliendid saaksid masinate osas võimalikult palju infot, kuidas masinaid
kasutada, mida nende masinate siis ka võib-olla valikul silmas pidada, millised varustused, ütleme tehnilise poole pealt või millised lahendused on olemas ja põhiline see, et kus see tekib kliendi jaoks või kasutaja jaoks see kasu, et võime siin erinevaid asju välja tuua, sest et näiteks muruniidukite valdkonnast, et ega teada on, et meie poolt pakutavad lahendused alati ei ole kõige odavamad, aga seal alati on mingisugune nüansi juures, et kust säästab aega ja tihti peale selle peale kasutaja ei mõtle, et mis see minu aeg maksab. Et samamoodi on ka põllumajandustehnika poole peal, et masinad või lahendused maksavad omajagu raha, aga kust tuleb välja kliendi kasu ja see rahaline väärtus, et seda nagu võib-olla lahti selgitada, sest et kui pakkumise peal vaadata või masinat hoovis või müügisalongis vaadata, siis seal rida tehnilisi numbreid ei ütle nagu tihti peale mitte midagi, et on küll tore, nagu meile siin endale meeldib naljatleda, et mis seal traktori ja kombainil vahet on, et suured rattad ees ja väiksed taga ja traktorile vastupidi on ju, et ega suures plaanis on see õige, aga väga palju tehnilisi nüansse seal on, mida saab varustuse poole pealt sealt valida ja mis siis kajastuvad loomulikult hinnas, aga ka siis kliendi rahakotis vastava siis säästuna või kui seda lahendus on peal või kui seda lahendust ei ole peal. Ja lisaks, et see tekst meil tihtipeale liiga tehniliseks ei läheks, et siis on ka kindlasti plaan natuke rääkida selle finantspoole pealt, kutsuda külla mõningad et kui tehnika valdkond on nagu keeruline, et siis kaasame numbri inimesi, et ajame selle veel keerulisemaks, aga tihtipeale on ka see on jah, selles mõttes on õigus sulle, et kuskilt peame ka ju selle finantseerimise välja mõtlema ja millised lahendused seal on, et üritame kaasata ka meie koostööpartnereid siis finantseerimiste alalt ja saated selles osas teha. Aga nüüd on omajagu selles mõttes juttu tehtud sissejuhatavas osas, et ma ei tea, kas meil on sellesse sissejuhatavasse pool tundi või 15 minutit, mis me oleme siin rääkinud, et on meil praegu midagi lisada, et ma arvan, et põhilised asjad või põhilised teemad said käsitletud ja ma loodan lihtsalt, et meie podcasti siis avasaade või meelitab piisava kuulajaskonna, et meil tekiks regulaarne kuulajabaas, kellele seda saadet teha. Mingisugust, ütleme, ma ei tea, kindlat regulaarsust me ei julge lubada, sellepärast, et kindlasti neid päevakajalisi teemasid on jooksvalt palju, aga eks me üritame käia hooajast natukene ees, nii aiahooajast kui põlluhooajast ja vaadata, mis turul toimub, nii masinaturul, vaatame, mis toimub võib-olla põllumajanduses laiemalt ja ka aiatehnika valdkondades, mis toimub. Ja loodan, et meie avasaate järel siis, nagu eelnevalt on öeldud, siis Anti ja ilmselt Marek meil kombainide spetsialist ja räägivad kombainide seadistamisest, nii et ma arvan, et lähisaadetes on kuulamist küll. Ja, ma arvan, et kindlasti on ja ma loodan, et me suutsime teatava pisikud eesse süstida, et kuulata meie edaspidi saateid ja ma veel kord tuletan meelde, et see kindlasti ei ole see saade ainult puhtalt põllumeestele, et see on asjaarmastajatele, võib-olla inimestele, kes tahavad lihtsalt oma silmaringi natuke laiendada sellel teemal ja võib-olla kokkuvõttelt siis nagu öeldagi, et jätke podcasti nimi meelde, Targa Tehnika Kodu, Vihuri Agri meeskond on siis seda teieni toomas. Pange meile igal pool sotsiaalmeediakanalites subscribe ja like, nagu tänapäeval on moodne öelda, et siis olete kursis, kui on mõni uus salvestus jälle eetris ja saate seda kohe siis usinasti kuulama hakata. Ja kui leidub inimesi, kes arvavad, et teema, mida tema valdab, oleks täpselt see, mida siin rääkida, siis võtke meiega palun ühendust ja salvestame ära, nii et saavad ka teised põnevatel teemadel teada. Aga tõmbame siinkohal joone alla või? Tõmbame joone alla. Tavaliselt on öelda, ütleme, rõõmsate jälle nägemisteni, aga siin vist räägime kuulmisest. Räägime kuulmiseni, nii et tänud teie aja eest ja kuulmiseni. Kena päeva jätku.